Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli moodulis huvikooli esindaja ja ametniku õigustes konkreetsele rühmale või ka rühmadele uue esindaja lisamist. Uut isikut saavad lisada nii huvikooli esindaja kui ka ametnik. Meie näite puhul soovib huvikooli esindaja Kerli lisada uue akordionirühma esindaja Danieli. Selleks, et lisada uus isik, vajutame asutusesindaja ruudu sees olevale kooli nimele. Meie puhul Vahva muusika- ja tantsukool. Pea kõige alla kerides jõuame rühmade õigused kastini, kus lisanupule vajutades avanebki võimalus lisada rühmale või rühmadele uus esindaja. Eesnimi antud juhul Daniel, perekonnanimeks Tammesaar ja sisestada on vaja ka isikukood. Ning asutuse esindaja õigus kastikese märkimisel antakse lisatavale huvikooli esindaja roll ehk lisajaga võrdsustatud õigused. Kuna Daniel on vaja esialgu määratavaid akordionirühma esindajaks, siis vali rühmad tulbast valimegi vastava rühma. Rühmade õigused kasti juurest saab nii lisada uusi esindajaid ning saab ka juba olemasolevate esindajate rühmi muuta. Kui näiteks Daniel mingi hetk ka klaveri põhiõppe esindamise endale võtab, saame mugavalt talle siit uue rühma õigused lisada.